Aga vaata, kus seda loodus ikka pressib läbi aia. Vahe. Mingi kurdi Stefan Kingi mingisugune teema, et ära lõigata maa. Küllaltki vähe nagu privaatsus, sest kõik on nagu näha. Noh jah, ta on nagu põllule ehitatud või siia, endisele süksele, mis on see lammi ala? Oi, mis maja, jumal kasvuhoone. Mingi arhitekt kujundas, mõtles välja selle maja. Kasvuhoone. Lahe. Koolis enne, koolis. Seal taga on vaeste tiskrega, neil on aed on vahel. Vaeste tiskrelased ei tohi tulla. Vaesed rikaste alale tulla ei tohi. Selga taatmisaed on aeg on seal. Ega ka loodus. Loodus ei tohi tulla. Ei tohi mingil juhul tulla. Siit me vist edasi ei pääse kahjuks, me peame tagasi sõitma. Aga kas meid lastakse, selles on küsimus, et... See tagasi või? Jah. Ma ei tea. Või, äkki me... Saite nüüd saa? Mõtleme, et me lihtsalt sõitsime sisse ja meid keegi ei keelanud ju. Uks läks ise lahti ja... Jah. Me käisime Veiko pool. Jaa, Veikol külas. Siin Tiskres need inimesed on ka kõik oma üksteise peale vihased, sellepärast, et osad on hästi rikkad. Teised ei ole nii rikkad ja need rikkad, kui nad tahavad endale mingisuguseid lõbusid korraldada siin näiteks mingeid uusi süsteeme, mingeid turvasüsteeme rajada, siis vaesed enamasti ei ole sellega nõus. Miks siis nad peavad maksma? Sest nad peavad rohkem maksma, jah, siin on niigi see kuumakse, mis nad peavad maksma siin elamise eest on päris kõrge mingi. Ma arvan, et mingi paar tuhat krooni kuus. Masofismi vorm. No sisuliselt jah, aga see summa kogu aeg suureneb, sellepärast, et järjest rohkem tuleb maksta igasuguse turvalisuse eest. Ja need igasugused et neid teid remontida ja kõike, kuidas igasugused pääsevad ju sisse, eks? Jah, kusjuures igasugused pääsevad sisse, et tõesti. Kus on see turvalisus, et tõesti? Ma ei tea, mis turvalisus, jumal hoidku, me oleme siin täiesti. Me võime praegu panna kaupa täis bussi ja ära sõita. Kõik teadsid, et me tuleme. Keegi aimagi, et meil on autos Veiko. Jah. Veiko, kas sa tahad Tiskres korra peatust ka teha? Magamist. Me ütleme, et meil on väliskülalised. Jaa. Veiko on We have here Veiko Märka. Sauelt. Me tulime tutvuma Tiskrega. Vaatamisväärsustega. Need siia on isegi sellised need skulptuurid hoovi peale tehtud ühel majal. Jutal siis niimoodi on parem. See jumal. Selline. Jumal. Sokid ja värgid. Üks on postkast mine perses. Jumal, kui õudne võib sinule elada appi. Sa oled nagu vanglas, kusjuures tõesti see on vangla ju tegelikult. Mulle meenutab see vanglat muuseas, sellepärast, et mingisugune aiaga piiratud. Ulme teema täielik. No on ju tegelikult. Sest ega ma saan aru, et vanglasse ka, sa ei saa lihtsalt sisse jalutada, eks ju, et sa pead nagu enne seletama, et kes sa oled. Mulle meeldis isegi see teine Tallinn isegi rohkem kui see esimene Tallinn. Seal oli elu. Seal oli elu ja siin ei ole ühtegi inimest, ma ei saa kellegi intervjuud teha. Pole auto, jah. Kurb hakkab. Jah, et on hea meel, et saab välja. Ma loodan, et saab. Vaadake ruum hakkab. Maja stiili. Sellest on ka juttu olnud, et Tiskre inimesed eriti ei taha, et need siin aia taga elavad teised inimesed. Kes siis teised? No need, kes siin ennem elasid, need vanad püsielanikud, et neid tahetakse minema puksida. Kas nad elavad seal praegu veel või? No seal elavad vanad inimesed, jah. Koledad majad kindlasti. Jah, need koledad majad segab vaadet.
Õnneks nad on rohu sisse. Oota, see on ka veel Diskre või? See on ka Diskre kõik. Me ei ole ju väravast välja sõitnud. Ei, me ei ole väravast. Aga kus need vanemad inimesed elavad? No seal aia taga, seal teisel pool oli. Me võime seal ka käia. Siin on Diskre elanikud. Siin on ju 2 tüdrukut koeraga. Hei! Seal vanglas ka. Mõtle, lapsed on pandud ka vangi. See on nimetu, jah. Mis see teha saab? Nüüd me vaatame, kas me saame välja. Jah, et see läheb nagu küsimus, mis värk on. Tahaksid ära. Automaatika või? Ei ole. Palun tahaks koju. Tõesti. Ongi. Thanks. Ööseks ilmselt panevad. Jess! Vedas. Nüüd me läheme vaeste Diskresse jalutame. See oli rikaste Diskre. Siin on ilgelt tuuli. No nüüd hakkabki juba tegelikult vaeste Diskre pihta. Kas see oli vaeste Diskre? See on värviline maja ümmargune. Ahah, vaatame ju, jah. Parema käe reegel. Siin elavad vaesed Tallinna elanikud. No siin elavad need, kes tahavad ka saada Jüri mõisadeks ja Hannes Tammjärvedeks, aga noh, neil ei ole nii palju raha, et osta mõne maja Diskresse. Siis nad on... Vähemalt nad on rikaste lähedal, nad elavad Jüri mõisa ligi. Aga siin on tegelikult ikkagi ilus. Aga siin on ka täna ilus. Ise maja ehitanud siin olemasolevatest materjalidest. Et nad nagu, noh, vähemalt Jüri mõisa vahel ju näevad autoga mööda sõitmas, et see on ka nagu mingis mõttes lohutus. Siin on ikka palju parem. Kas me kolime siia? Ärme kolime, aga... Noh, kui siit nagu läbi sõita, siis õõva on vähem. Seda küll on küll, aga seal oli kohutav, eks ju? Rusu. Siin on see, mis teeb tegelikult, et asulast asula on see stiilide kirevus. Et kõik on eri kümnenditele siin on väga ambitsioonikaid maju. Võib-olla jälle mõne aja pärast on siia ka juba pandud ümber need. Siia ehitati tüüpilist rumalat maja, mis nagu koosnes mingist kuradi kivivillast ja penoplastist ja siis mille ümber löödi laudist. Jätaks mingi mulje, et on hästi siuke öko ja vähe. No siin on rohkem nagu vabadust. Jaa, siin ei ole loodusele ei öelda, et... Siin on isegi näiteks äsja möödus meest tädikotiga. Siin on lausa inimesi. Kas sa kujutad ette, et seal vangla Diskres kõnniks kotiga tädi mööda tänavat? Võimatu. Tõesti. Siin on tõesti inimesi. Ka lahe. On suue ja siia kerkib nagu siis uus maja, ma vaatan, ja see ongi siis nagu ka lahe, et me võime nagu siia näiteks kolida sellesse kõige. Naabrid kindlasti kardavad üledest. Need on ka päris vaadad majad siin parem. Jaa, või kolida siia. No et siin vasakul on ilmselt üks endine elanik jäänud siia. Siin olid vanasti mingid talumajad sellised. Veel 10 aastat tagasi. Näiteks see on üks nendest, kes on niimoodi jäänud siia. Ja siin juba haiseb juba mingisuguse selle järgi, et keegi juba arendab siin midagi. No aga siin on juba arendustegevus käib. Siia juba tehakse mingeid jälke maju. No näete, sellised majad. See maja külge kuradi plekist sita maja lahe. No võt, siin on sellised majad, eks. Hops seda kuradi arhitektuurilist mõtet, mis lendab. Siin on inimesed kasutanud roo. Siin on see piirkond, kus on nagu majade viisi või tänavate viisi majad täpselt ühesugused, nii et tegelikult sa võid ära eksida ilmselt. See on natuke kurjus. Natukene loodan, et me ei etsi ära. Ma oleks teada, kuskilt üle selle oja saan. Mis Diskre oja siin? Sealt auto läks üle.